Tere päevast, hommikust on vist natukene hilja juba öelda, et selline ootamatu vangerdus, täitsa tore. Ja alati ma ootan suure huviga, millal Ädu saadab kirja, et mida Tark Tartu on jälle välja mõelnud, millise teema välja kuulutanud. Ja mina oma talupoja mõistusega ja kahe jalaga maa peal olles hakkasin kohe mõtlema peeglite peale. Et need peeglid võivad olla 3 poolega, et ta siis ikka peegeldab sind igast küljest ja täpselt ja saad oma peegelpildi kätte. Peegel võib olla laadaplatsil, siis tema peegeldab just seda, mida tema tahab peegeldada, ei nii nagu tema tahab. Ja peeglisse vaadates, eriti kui seda tükk aega teha, siis võib kusagil tagaplaanil näha midagi vilksatamas, mida võib-olla selles ruumis ei olegi või mis muidu oleks jäänud tähelepanu alt välja. Ja see nõukogude aeg tänapäeva lastekirjanduse peeglis hakkas nagu kuskilt poolt niimoodi ükshaaval üksikute raamatutega kokku tulema ja pani siis mõtlema ka selle üle, et kes oskab öelda, millal saab lähiajaloost päris ajalugu. Et kas see juhtub siis, kui kõik need, kes mäletavad, tollel ajal on elanud, on juba lahkunud, kui ei olegi kellegi käest enam küsida, et räägi, kuidas sinu ajal oli. Muuseas, kui usaldusväärsed ajalooallikad me ise oleme, et kui ma siin oma põlvkonna inimestele otsa vaatan, et no räägime nüüd, kuidas siis seal 90-ndatel oli, no ei mäleta neid sündmusi, ei tea täpselt. No kas esimene maailmasõda ja vabadussõda on lähiajalugu, aga teine maailmasõda. Ajalooõpikus läheb piir kord ühe, kord teise koha pealt ja ka nõukogude aeg ja NSV Liidu lagunemine, vaat see juba ongi kahtlemata vägagi lähedal olev ja õnneks ajalugu jäägu see nii. Mida täpsemalt me sellest mäletame, mida oleme teadlikult või alateadlikult kaasa võtnud ja mida ning kuidas me edasi anname neile, kes sellest ajast midagi ei tea. Minu kodulinnas või õigemini töökodulinnas Haapsalus toimuvad iga aasta septembris nostalgiapäevad. Tõsi, eelmisest aastast kannab see sündmus nime Vintage Weekend. Et no siis lubatakse selga panna ka Peeter I aegseid kleite. Aga muidu on see niisugune päev, kus linlased ja linnakülalised panevad selga erakordselt inetud riided, kraamivad pööningutelt välja koledad tarberiistad ja hirmsad aksessuaarid, kantakse setkasid ja furaškasid ja terve linn on karnevali täis. Ja kui ma siin nooremaid vaatan, ma ei tea, kas ma näen seda kultuurikatkestust, et mis see setka ja mis see siis furaška on. Et setka siis lisan juurde, et on see võrk, millega poes käiakse ja furaška sõjaväe vormimüts. Aastaid tagasi hakkas mulle selle sündmuse puhul väga vastu punaste nilkide, ENSV lippude ja selliste priskete ülekasvanud pioneeride hulk. Ja kes oli militsionäär või soldat, see oli siis ka kas tehtud või päriselt lällav tüüp. Viimasel ajal on see muutunud ja seda rämekoomikale rõhumist on vähemaks jäänud. Ja muidugi see vana tehnika rongkäik, mis toimub, et see on nauditav isegi nii autokaugele inimesele kui mina, et seal on ikka alates jalgratastest kuni tuletõrjemasinateni ja inimesed teevad, kuidas ma nüüd ütlen, teevad tsirkust nende masinatega kaasa, et nad tõesti on äärmiselt stiilselt riietatud ja väga huvitavaid esemeid on kaasa võetud. Nüüd siis selle nostalgiapäeva näitel, et millisena soovime meie peegeldada nõukogude aega Eesti Vabariigi ajal sündinud põlvkonnale. Et kas siis lõbusa ja naeruväärsena, absurdse ja paradoksaalsena või siis hirmu ja ebaturvalisust põhjustavana. See sõltub ju tegelikult konkreetsest kümnendist. Erinesid Stalini aeg, Hruštšovi aeg, Brežnevi aeg ja Stahna aeg üksteisest olulisel määral.
Ja sõltub muidugi ka lugude rääkija loomusest ja vastuvõtjast, tema eelteadmistest ja häälestusest. Ilukirjandusel, ka lastekirjandusel on olnud aegade jäädvustamisel ja ajaloolise järjepidevuse hoidmisel väga suur roll. Seda seni, kuni ei pääse võidule seisukoht, tal on juba varvas ukse vahel, et lastele antagu lugeda ainult tuttava keskkonna kirjeldusi, soovitavalt kirjutatud lihtlausetega, ühtlasi vältides nende aktiivsesse sõnavarasse mittekuuluvaid sõnu. Ma väga loodan, et see asi nii kaugele ei lähe. Põlvkondade vaheline mõistmine on raskendatud kommunistliku ja postkommunistliku elu ja olude erinevuse tõttu. Suhtumine nõukogude aja eluolusse ja kultuuri on üleolev, see hinnatakse automaatselt madalaks ja nooremale põlvkonnale on ju kogu see aeg, kus ei olnud digimaailma ega internetti, see on juba ikka väga primitiivne aeg. Ega see oli alles äsja. 10 aastat tagasi kirjutas Mati Hind Sirbi ühes augusti numbris järgmist. Aeg-ajalt kurdetakse, et peale kasvav põlvkond ei saa enam vähegi mõistlikult aru nõukogude aegsest eluolust, aga ka kirjandusest, lauludest, maalidest, filmidest ja nii edasi. Jutt juba on õige. 7. rahukevad või isegi Saaremaa valss eeldavad juba tolle aja igapäevase elu ja olu seletamist. Igapäevast elu elati repressioonide ja jaburuste ahistuses, aga elati ometi. Paraku tahetakse tolle minevikuga hüvasti jätta, kas kommunistliku režiimi kuritegudele keskendudes või siis režiimi jaburusi naeruvääristades. Küsimus on, kas on tähtis, et uued põlvkonnad suhtuksid tollesse aega põlguse ja äratõukamisreaktsiooniga, mis ei vaja ega vääri pikemaid seletusi, või on tähtis, et peale kasvavad põlvkonnad mõistaksid nõukogude aega ja üldse ajalugu võimalikult adekvaatselt. Ja sellega paneb Hint, ilma et ta seda ise teakski, ka lastekirjandusele südamele, et peegeldada nõukogude aega nii, et tänased lapsed seda võõristamise asemel hoopis mõistaksid. Et ei katkeks see juba mainitud põlvkondade vaheline side. Valisin tänase ettekande tarbeks välja ligi 20 raamatut, mida võiks jagada meelevaldselt 2 potsu. Jäädvustavaks ja peegeldavaks. Esimesed ei keskendu niivõrd loole kui sellisele, vaid seavad fookusesse asjad, nähtused ja tegevused, mida praegu pole või ei teata ja selgitavad need üksipulgi lapsele sobilikus vormis lahti. Marju Kõivupuu on kommenteerides Lipartiate raamatut Halloo 80. kirjutanud. Vanematele inimestele on 1980. noorusaeg, aga neile, kes sündinud juba 21. sajandil, kauge minevik. Sama kauge kui rehe, tare, vokk ja käsikivi. Seega selgitused on omal kohal. Jäädvustajateks arvasin meelevaldselt 3 teost. Jaak Juske, Imelik nõukaaeg, ilmunud 2013, Piret Tali, Pioneer Viru tänavast 2012 ja Tarieli ning Olivia Lipartia Halloo 80. 2020. Nendes raamatutes on loos tähtsam kirjeldada asju ja nähtusi. Juske otse loomulikult läheneb teemale kui ajaloolane. Tema raamat on raamjutustus. Väikesele Britale meeldib, kui isa talle une eel lapsepõlves pajatab. Lapse jaoks on need 30 aasta tagused lood puhas ajalugu ning uinudes näeb ta isa jutustatud maailma unes. Kas Brita mängu toomine peaks raamatut lapsele lähendama? Kuna see Brita seal hiljem lugudes ise ei figureeri, näeb ainult und, võib temaga vabalt ära unustada. Autor alustab kaugemalt. Eesti Vabariigi rajamisest, selle okupeerimisest ja hopsab siis 80. eluolu juurde. Juttu tuleb näärivanast ja paraadidest ja elust ilma arvuti ja mobiiltelefonita, ahtast kaubavalikust, pioneerindusest, transpordivahenditest ja suletud elust. Juske arvestab tänapäeva lapsele tuttava maailmaga ja tõmbab selguse ja suhestumise mõttes kogu aeg paralleele. Raamatus lugu kui sellist pole. Isiklikku tundub, et minimaalselt autori hoiak on kõrvalseisev, teavitav, vaatlev. Piret Tali raamat on märksa isiklikum. Ta piirdub oma sõnutsi 1 õppeaastaga oma kooliajast, kuigi tundub, et kõrvalpõike korras käib ta enda jaoks nii varasemas kui ka hilisemas ajas. Saame teada, et mina jutustaja on 9-aastane tüdruk, kes käib 3. klassis ja saab kevadel pioneeriks.
Vaat nüüd on see mäletamise koht. Mina mäletan, et 4. klassis sai pioneeriks, aga see ei pruugi nii olla. Nii. Siis isikliku elu edasiandmine toimub ka läbi mõistete, nagu mustad kommunaarikotad, pleekinud lipuvärvi koolivorm, sinise särgiga Paul ja oktoobripühad, Eesti-aegne Heegelnõel ja Pätsu margid, Kass Artur ja Leopold, Nõukogude näts, Väljamaa näts, unenägu tuumasõjast ja nii edasi ja nii edasi. Eesti iseseisvusaeg lipsab mitut puhku tüdruku meenutustest läbi. Kodus on sellest ajast mitmeid asju alles, neid hoitakse ja kuidagi eriliselt. Ja tsiteerin. Veneaegsete asjadega on palju lihtsam. Need tulevad ja lähevad ning neid ei nuta keegi kunagi taga. Neile on katki minemine ette nähtud. Tali toob ainsana paralleele iseseisvusajaga, seda nii esemete kui inimeste ja meelsuse osas. Teised autorid tõmbavad parema arusaamise huvides paralleele lapsele tuttava kaasajaga. Tali ütleb sissejuhatuses. Kindlasti ei pretendeeri see raamat ajaloolisele ja absoluutsele tõele. Pigem on see peegeldus 80ndate algusest just sel kujul, nagu 9-aastane seda siis nägi ja kriitikavabalt pajatatud lood, mida ta siis kuulis. Olgu nende jadasid nagu moodne rahvaluule ja lisab. Aga ma ei oska ikka öelda, mis kuupäeval kadusid 80ndatel poodidest toit ja riided ja asemele tuli riiulite kaupa Pepsit, mis vanuses õppisid lapsed rääkima kodus üht ja koolis teist, millal õigupoolest võttis võimust stagnatsioon ja keegi enam üldse midagi ega millessegi ei uskunud peale Pärna Erni ja Eino Baskini. Millal kadus meie vanematest hirm? Tali raamat pakub tolleaegsetele lastele ehk siis nüüd täiskasvanutele ohtralt kaasanoogutamise ainet. Mida lastele, seda on päris täpselt ei tea. Tarieli ja Olivia Lipartia raamatu alapealkiri on 72 asja ja nähtust 80ndatest. Sisu jaotub alateemadeks. Nähtused, tehnika, söögid, transport, kodu, meelelahutus ja eluviis. Raamat lõppeb hindade võrdluse ja viktoriiniga. Isiklikku kogemust esitatakse küll, aga teatava distantsiga, mitte läbi ja üleelamiste kaudu nagu Tali. Lood ei kiida ega kiru, ei anna hinnanguid, ei edasta emotsioone, nad selgitavad. Ka need autorid tõmbavad lugeja kaasatõmbamise huvides paralleeljooni kaasajaga, näiteks märksõna bensiin all teatatakse, et oma aja bensukad ei olnudki ööpäev läbi lahti ja sealt ei saanud süüa osta. Selgub ka, millest on tulnud tänapäeval kasutatav väljend, ikka veel kasutatav väljend, taksomeeter tiksub. Mis nendel 3 raamatul ühist on? Ühine on ajastu, 80ndad, ühised on asjad ja nähtused. Kõik 3 kirjeldavad nätsu ja jäätist ja mainivad ära banaanide puudumise. Kui mitte jutus, siis pildil on kõigil jonni punn, vana tooma lamp ja puukotad. Tehnilistest vahenditest leiavad kõigis kirjeldamist telefon, televiisor, fotoaparaat. Kõik peavad vajalikuks teada anda, et tol ajal kirjutati kirju käsitsi. Aga on paar üldisemat ühisosalist tähelepanekut, mille puhul nii-öelda asjaosalisena tänulikult noogutan, et ja tore, et sellest juttu tehakse. Esiteks rõhutavad autorid kui ühest suust sarnasust, samasust. Kõigil oli kõik ühtemoodi. Tali kirjutab. See on tõesti huvitav, et kõikidel inimestel Põhja-Jäämerist Kaukaasiani ja Jaapani piirist Saaremaani on kodus ühesugused asjad. Lipartia pühendab terve lehekülje sarnasusele. Üks asi, mis selgelt eristab Nõukogude Liitu ja tänapäeva ühiskonda, on see, et tollal oli väga paljud asjad identsed üle terve suure riigi ja erinevate asjade valik oli väga kasi. Standardid ja identsus ei piirdunud vaid toodanguga, vaid see levis kõigile ja kõikjale, mis meid ümbritses. Ja toob näiteks siis põllumajanduslikud võtted. Teiseks, värvid, õigemini värvide puudumine. Tarieli ja Olivia Lipartia teevad puust ja punaseks, milline oli toonane kasin värvivalik öeldes. Nõukogude Liidus oli täiesti oma värvipalett. Omane selgelt just sellele ajale ja riigikorrale. Pistiku kollane, seina roheline, põranda pruun, mistra beež, pesulapi hall, sektsioonkapi pruun, ikaruse kollane, koolivormi sinine ja lipupunane. Lisaks kõik need värvid olid luitunud. Piret Tali meenutab.
Mulle tundub, et Nõukogude Liidus on lihtsalt vähe värve, nagu suure maalri töö raamatus ennem kui maalija tuli. Kõik on mustvalge. Ja kirjutab välismaalt toodud üldika komplektist, kus oli 36 säravat värvi. Nii et isegi õpetaja käis selle lapse pingi juures vaatamas ja imetlemas. Siia sobib lisada lõik Eugene Jeltšini teosest Geenius laua all. Raamat jutustab siis Moskvast, külma sõja ajal, eesriide taga. Selles väike poiss näeb punasel väljakul esmakordselt turiste. Mina aga vahtisin ameeriklasi. Ma ei teadnud, et nii erksaid värve olemaski on, nagu ameeriklased seljas kandsid. Sellised värvid ei sobinud üldse punasele väljakule. Väljak võib ju nime poolest punane olla, aga talvel on mustvalge. Järjekorras seisvate kodanike riided olid ka enamalt jaolt mustvalged. Lisaks sellele olid värvidest esindatud pruun, sõjaväeroheline, mereväe sinine ja meie riigilipu punane, mis lehvis mausolemi kohal. Need olid Nõukogude vikerkaare värvid. Kas toonane harrastus, kommipaberite kogumine võis olla niisugune värviteraapia, et need paberid olid ju värvilised. Kuivõrd sellised raamatud on lastele, võib endalt küsida ja sooja äratundmist tekitavad need rohkem teistes täiskasvanutes. Aga samas on need raamatud head lähtekohad, et hakata koos lapsega oma lapsepõlveridu radu käima ja selgitusi andma. Aga on raamatuid, milles autor peegeldab omaenese lapsepõlve, kirjutades üheselt ilukirjanduslikku teost. Ja väga niimoodi seest väljapoole. Neidki on viimase paari aastakümne algupärandite hulgas mitmeid. Nendes ei pea autor tarvilikuks seletada igal sammul, et mis on mis ja kuidas. Tema jutustab, mis juhtus ning milliseid tundeid see tekitas. Kui midagi jääb lugejat vaevama, siis küsib või uurib ise. Ka taoliste oma elulooliste raamatute puhul jääb adressaadi küsimus õhku. Leelo Tungla seltsimees lapse raamatu kolmiku puhul tunneks siirast rõõmu, kui lapsed neid loeksid või kui täiskasvanud neid lastele ette loeksid. Ise nüüd vaevalt. Ajastu ja inimestega toimunu mõistmise seisukohalt on Tungla raamatud hindamatud, nagu ka Kadri Hinrikuse kirja pandud lood, milles ta kirjeldab oma perekonna naiste sõjajärgset lapsepõlve. Tiia Toometi vanaaja koolilugudele lisaksin Heiki Raudla väikese Alberti, mis autori sünniaastale vaadates võiks kajastada 50-ndaid. Selle perioodi peegeldusi kohtab lähiaastate lastekirjanduses vähem, mis on ka mõistetav, autorid on ka väga vanaks juba saanud. Raudla kirjutab lühipalasid, mille keskmes on üks juhtum, vaatlejaks vanaema juurde maale saadetud poisiklott ja pala lõpus toob ta alati esile moraali puust ja punaseks. Ta kirjeldab ajastule omaseid inimtüüpe. Ka Meelike Saarna kuldsed põrnikad Piia ja Miia suvi on rubriigist maal vanaema juures. Samuti Kätlin Kaldmaa, 4 last ja Murka ning Elo Seliranna punases päevikus on maavanaemal ülitähtis roll. Et näib, et nõukogude ajast vajatavate juttude peeglist paistab meile vastu vanaema. Selline arhetüüpne kuju, kes on ilmasammas ja tugivõrk, põlvkondade vaheline järjepidevuse hoidja ja ajaloolise tõevardja. Nõukogude aegne maal elav vanaema ja see koolitus, mille lapsed tema juures viibides läbivad, on hindamatu. Need vanaemad pole mingid pühapäeva hommikute pannkoogi vanaemad, kes laste eest agaralt või siis ka ogaralt hoolitsevad. Vanaema juures on lapsed vabad muuhulgas ka jalanudest ja ebamugavatest rõivastest. Vaid poodi minekuks tuleb ennast lille lüüa. See on seltskondlik sündmus, nagu ka lahva juures käimine. Vanaemadel oleks häbi, kui lapsed ilmarahva ees rääbakad välja näeksid, et need veninud põlvedega dressipüksid ja katkise küünarnukiga kampsik, mis iga päev seljas on. Mudlum kirjutab Sikaosäkis. Lahkale minekuks paneb vanaema endale puhtamad riided selga ja peseb minu näo ära ja tahab kangesti juukseid kammida või neid kinni panna, kuigi mul pole üldse pikad juuksed ainult õlgadel. Lapsi arvatakse neis raamatutes võimeliseks ka vastutust kandma. Esialgu endast nooremate eest. Nad jäetakse üksinda koju, nad otsivad endile ise meelelahutust ja leiavadki. Tööle neid ülearu palju ei sunnita, kuid ülesandeid neile antakse ja antakse sellega võimalus end vajaliku ja tähtsana tunda. Iseasi, kas see tol hetkel nendele endile tule tundub. Peamine maavanaemade juures on loomad. Laste koht ei ole toas, ütleb vanaema raamatus 4 last ja Murka.
ja peamiselt õues ollaksegi. See vanaema, pisikest kasvu naine, ta käib kolhoosilaudas tööl, ta näib sellise karmina, aga kui olukord hellust nõuab, siis jätkub seda kuhjaga. Ta mängib äreval ööl, kui murka hundivalvesse viiakse, lastega kõik nooruspõlve mängud maha ja äikese ajal kogub ta kõik 4 tükki endale sülle, see pisike vanaema ja kõik 4 last üles ja räägib loo vanajumalast, kes seal üleval neid tünne veeretab. See lugu autorid siiamaani pidi toetama. Lapsed võetakse Piias ja Miias kaasa surnuaiale ning vanaema kõneleb neile elust ja surmast ja ühest platsist, kus kunagi oli üks ausammas ja et selle koha peal nalja teha ei või. Igaks juhuks ta ei valgusta lapsi lähemalt, millise ausambaga tegemist oli. Linna vanaemad, need on natukene teisemad. Pille Kannisto Britaga juhtub, peegeldab 80-ndaid Mustamäel. Brita vanaema suunab võimuka ning kindlakäeliselt oma tütre ja tütre elu. 2 asja, mis ta kardab, hiired ja avalik arvamus. Poliitikast vanaemadega ei räägita, on nagu on, elama peab. Imelikke inimesi elab meie kõrval, aga ka nendega peab ja saab koos eksisteerida, olgu nad joodikud või pealekaebajad või kommunistid või kes tahes. See nõukogude aja lapsepõlv, mis peegeldub lähiaastatel välja antud raamatutes, kus laste kõrval on nende vanaemad, on pigem õnnelik lapsepõlv. Üks huvipakkuv alateema on toit. Poes eriti ei olnud. Maavanaemad kasvatasid, mida said omale aiamaal, linnavanaemad suvilakrundil. Piia ja Miia olid rõõmsal meelel nõus terve suve sööma munapotsu. Vanaemal olid kanad, mune prii pärast käes, mis on nendele lastele ikka ette antud. Murka vanaema pidas lehma, tema toidud olid peamiselt piimast. Piimasupp riisiga, piimasupp porganditega, piimasupp kapsaga. Viimased 2 küll ei meeldinud, aga söödi. No mitte nagu nüüd. Vanaema juures sai lusikaga selged suhkrut kurgi pooltele tõsta ja seda siis arbuusiks nimetada ja maiustada. Polnud neid banaane ja mida kõike veel vajagi. Piia ja Miia vanaemal oli lihatünn tuli soolase pekiga ning ahjukartulid on tänu sellele ülimaitsvad. Loomulikult tehti kõik toidud ise. Brita vanaema on lapselapse sünnipäeva korraldamise enda kindlatesse kätesse haaranud. Ta on lastele keetnud sülti, lastele, mille kõrvale pakub mädarõigast ja äädikat ja laual on heeringas, solje, kartulid ja salat, nii nagu peab. Lapsed nutavad, aga söövad. Siis nii on kombeks, no peab. Ja kui koogiaeg kätte jõuab, siis kõht ei olegi enam eriti tühi. Mudlumi sikasäkis, mis jutustab juba taas iseseisvunud Eesti ajast, peegeldub nõukogude aeg selles, et mammi ja papi ei too kunagi pidutoite poest, vaid teevad kõik ise ja erakordselt suurtes kogustes. Ainult siga pole nad prae jaoks ise kasvatanud, kõik muud teevad ise. Peolaua toitude tegemine algab nädalaid enne sündmust toidukoodide läbi traalimise ja turgudel käimisega. Kooke üksi tehakse 3 sorti. Ja loomulikult ei tulnud miski nii hästi välja kui varasemal aastal, kui vanaema kiituse norimist tõsiselt võtta. Milles siis veel nõukogude aeg avaldub? Näiteks tuubil täis ühistranspordis. Piia ja Miia sõitsid vanaema juurde bussiga. No kas see oli tühi või täis, mugav või mitte, seda me teada ei saa. Brita sõit randa algab jubedalt täis bussist, kus laps seisab 2 higise kõhu vahele pigistatud. 1 kõhu omaniku suust tuli hirmsat sibulalehka ja kaemlaalt vänged higihaisu. Nõmmel mindi rongile, sai istuma. Inimesed olid näost punased ja higised. Kohe vaid kujunes vastasseis nende vahel, kes tahtsid akmeid lahti hoida ja nende vastas seisid need, kes kartsid tuuletõrgus. Et olgu õnnistatud konditsioneerimist tänapäeval need probleemid enam-vähem lahendab. Rannad oli muidugi kena olla, aga siis kordus kõik. Ka vanaemaga suvilast kogutud saagiga tagasi sõitmine kujunes piinarikkaks. Selles liinibussis sõitsid kõik paksud tädid. Ja nendel olid tohutud lillesülemid ja tohutu suured saaki täis korvid. Ja jälle kõik higistasid ja kõik haisesid. Vanaema surub lapse istuma ja kui toda haugutama hakatakse, siis teeb ta sellise näo, et ta nagu ei tunnekski seda last ja ütleb, et tõuse püsti ja ole viisakas ja paku teistele istet. Ja tüdruk mõtleb terve tagasi tee, et miks vanaema ise ei istu, miks tema kõigepealt istub koos surus. Järgmine märksõna, mida nõukogude tagasi vaatavad raamatud sageli sisaldavad, on jala käimine.
Täiesti tavapärane oli põnnile raha anda ja ta poodi tikkude, äädika, soola ja pärmi järele saada. Poodi oli 3 kilomeetrit ja Heiki Raudla väike Albert ei teinud sellest vähimatki numbrit. Ta oli oma rolli üle uhke ja jalutas soojal päeval hea meelega. Kätlin Kandma halvas tüdrukus. Lapsed niimoodi mõtlevad oma keskiselt, ega tal üle tunnikese ei lähe 2 kilomeetrit poodi, 2 kilomeetrit tagasi. No, üsna pea ta tagasi. Ja selle sama raamatu Lii vanemad saadavad siis Lii koos väikevennaga Velskri juurde aktsineerima sõnadega, et sina oled ju suur küll, sisekõnest loeme, et lõpuks nad said aru, suur küll. Minna oli 4 kilomeetrit jala pisipõnniga, kes kogu aeg hälbis tee pealt. Pia ja Miia käivad samuti palju jala külakiigele ja maasikakohtadesse ja vanaemaga surnuaiale. Taas vabas Eestis elavate laste seiklustest vilksatavad läbi nõukogudeaegsed rajatised. Väena jäljeküttide 3. osas on sündmuspaigaks vana pioneerilaager, õieti see, mis alles jäänud on, ega eriti ei ole. Vana laager paistis õudust tekitav ka päevasel ajal. Igal sammul oli näha, et kunagi oli siin olnud saginat täis suvelaager, võis lausa kuulda laste kilkeid, pasuna hüüdu, muusikat. Nüüd asendasid ilusaid puumaju üksnes alles jäänud paekivi vundamendid, mis olid täiskasvanud noori, kase ja lepapuid, mille all omakorda kõrged nõgesepuhkmad segi vaarikavartega. Ometi leidub laagriplatsil lausa 2 keldrit, milles ühes peidus varastatud kraab. Nuutlumi teose mina jutustaja kirjeldab. Kui mööda randa minna jalutama, on palju vanu lagunenud maju valgetest telliskividest, need on Vene sõjaväe vanad hooned, igasugu moonalaod ja tankide kuurid. Jaan Rannapi kullakoti kambas näeme, kuidas juba krooniaegses vabas Eestis ostetakse mahajäetud ja rüüstatud kolhoosimaju ja kortereid võileiva hinna eest. Kas siis korda tegemiseks või ajutise tööjõu majutamiseks, seda otsustavad uuenomanikud ise. Kuidas kujundas ja milliseks kujundas nõukogude aeg lapsi? Seegi peegeldub lasteraamatutes reljeefselt. Jättes kõrvale poliitilised isepärad, siis kujundas väga iseseisvaks. Halva tüdruku Lii vanema õena vaatab nooremate järele, satub koos nendega eluohtlikesse olukordadesse, lahendab neid ja on asju, mida vanemad ei saagi teada ja parem on, et ei saa. Lapsed leiavad enestele mänge ja meelelahutusi ega ripu vanemate küljes ja toimul on nii igav. Nad ei ole ülekoormatud trennidega, ringidega, nende vaba aeg ongi üks ja sama suur trenni tegemine. Mõni pahandus tuleb mänguses kogemata, mõni meelega, pesukulbe kukkuv jõkke kogemata, oli siis vaja üle toru turnida, sillal viga. Mädamunadega märki viskamise käigus tuleb ühtegi vähe, märklauaks võiks kasutada garaaži seina, aga äärmiselt ebasümpaatse perekonna garaaži seina, mitte suvalist. Kujundas muidugi peale iseseisvuse see aeg lastes ka topeltmoraali. Kandma raamatus satub Lii haiglasse ja kogeb seal ebaõiglust ja hoolimatust. Kaubandustöötaja pojukest koheldakse kui kuningat ja teisi siis otse vastupidi. See ajendab Liid ja ta haiglakaaslast välja mõtlema vempe, ka õelaivempe. Neist saadud rahuldus ongi andnud raamatule pealkirja Halb tüdruk on jumala hea olla. Tõde tuleb varjata ja väänata, kõverusele kõverusega vastata, siis on enesel lihtsam. 50-ndatest pajatavates raamatutes on tuntav hirmu ja teadmatuse õhustik. Hilisemates kohtume taas ajastu kahepalgelisusega. Tiia Toometi vana- ja koolilugudes õpitakse koolis aabitsast, milles ülistatakse Leninit ja Stalinit ja jutustaja vanaema ütleb selle peale kodus. Eesti riigi hävitaja oli see Stalin, vaat kes ta oli. Aga peameeles, koolis ei tohi niimoodi ütelda. Muidu tuleb isal emal pahandusi. Ja see oli teada asi, kirjutab Toomet. Koolis tuli rääkida aabitsalaste moodi, aga aabitsalaste jutte ei olnud vaja tõena võtta. Samas on juttu jõulude ja nääripühade pidamisest jällegi. Lapsed pidasid ja teadsid, et ka teised peavad. Omavahel räägiti 24. detsembril, et ma ei saa täna peale tunde parki liugu laskma tulla, mul on täna õhtul midagi ees. Ja teine lisab siit, ja mul on ka täna õhtul midagi ees. Et kõik teavad, mis see on, mis seal ees on.
Ainukene on Ingo, kes tuleb kooli kuuseoksa ja küünlaga ja süütab ka selle küünla. Ja õpetaja käsib siis selle küünla kohe portfelli panna ja ütleb, et rohkem me nendest jõuludest ei räägi. Kodus pühitsetakse ikka, vastas Ingo. Ja õpetaja ütleb, tänaseks oli lugeda ja jutustada lugu siilist ja jänesest. Lapsed teadsid, et õpetaja peab ka kodus jõulusid. Aga ei tohi sellest laste ees rääkida, et kui keegi juhtub kaebama, lastakse lahti. Seliranna punases päevikus räägib õpetaja lastele lahtise tekstiga, aeg on ka hoopis teine. Nääridest võib rääkida igal pool, aga jõulud on iga ühe kodus kardina taga nii, et kui me uuel aastal kokku saame, siis ei toonud teile kingitusi mitte jõuluvana, vaid kes? Näärivana, õige, nii see elu oli. Ega avalikult vastalisi lapsi raamatutes palju ei kohta. Piretali raamatus on jutustaja vanem vend see, kes kahelda võtab ja oma õele nii-öelda teist vaatenurka pakub. Kui õpetaja klassis küsib, kelle peres kuulatakse Ameerika häält, siis tõstab aus 3. klassi laps käe püsti ja ütleb, et tema kuulatakse. Ja selle eest kutsub vend teda Pavlik Morozovitš. Raamatuid kankelaspioneeridest, noorest Kaardiväest ja Soojakosmodemianskajast lugenud tüdruk ei kujuta ette, mida ta ise oleks Pavliku rollis teinud. Ta mõtleb, et kas annaksin oma isa vilja pärast üles, aga kui peab, aga kui kästakse. Seliranna punases päevikus on klassivend Aivo see, kes julgeb kahelda sõjakangelase saatuses, kes olevat okastraadiga puu külge kinni seotud ja ära põletatud. Kõnealuse puu ümbrust koristavatele õpilastele peab see tarkur loengu inimliha põlemistemperatuurist ja kahtleb, et kas puu oleks sellises lõõsas vastu pidanud ja alles jäänud. Kõige otsesemalt ja humoorikamalt peegeldabki Elo Selirand oma punases päevikus seda, millist kujundamistööd tegi nõukogude aeg 80-ndatel. Ka siin on tegemist tüdrukuga, kes astub pioneeriks. Aivo on klassis ainus, kes ei astu. Ometi paberil on kirjas 100% kuuluvad pioneeriorganisatsiooni ridadesse. Selirand toob reljeefselt välja, kuidas elada tuli nii, et paber näitas seda, mida vaja ja päriselt käisid asjad oma soodu. Pioneerirühma punktide teenimise õhinas peab Mai päevikut, milles on kirjas fiktiivsed rühma koosolekud ja kirjavahetus veteran Jaan Kammiga, keda tegelikkuses olemaski ei olnud. Ja punkte tuli mis mühin. See, et kirja pandi asju, mida kunagi polnud sündinud ega teatud, et sünnikski, see vanaema ei üllatanud. Nii tehti igal pool. 5-aastaku plaane ei täitnud keegi 3 aastaga. Vili või kartul ei olnud kunagi koristatud siis, kui kuupäev kirja läks. Partei koosolekul ei käinud kunagi nii palju rahvast, kui oli ajalehes. Valimiste protsent polnud kindlasti 100, sest üle poole külaelanikest läks kohale, pani allkirja raamatusse ja valimiskabiinis toppis sedeli taskusse, mitte valimiskast. Kõik see ei mõjutunud aga üleliidulist aruandlust, kus enamik asju tehti 100%. Lapsed tegid lihtsalt täpselt sama, mida täiskasvanud. Ja kuna keegi ei eeldanudki, et miski oleks päris, siis keegi ei hakanudki igaks juhuks uurima, mis päriselt on. Nii saigi ring peale valikule nendest lasteraamatutest, mis ilmunud paaril viimasel aastakümnel ja peegeldavad või kirjeldavad nõukogude aega. Adressaadi üle, kas lastekirjandus või sobilik teisele täiskasvanule, jäämegi arutlema. Sellest valikust tõstaksin täiesti subjektiivselt esile Seliranna humoorika ja absurdse punase päeviku. Ja Kätlin Kaldma Halb tüdruk on jumala hea olla, kus autor oma lapsepõlvest inspiratsiooni saanuna ei ole kirjutanud mälestuste raamatut ja ei peagi lugejad loibiks. Ta kirjeldab põnevaid juhtumusi ja arusaamine, mis aeg siis maa peal oli ning kuidas elati, imbub lugejasse kontekstist. Ma ei arva, et ajastut üksipulgi lahti seletavaid raamatuid poleks tarvis, aga kas Kippel pidas tarvilikuks Meelises seletada, mis asi see hellepard on ja kuidas sellega tapetakse. Seega võiks võtta vabalt ja kirjutada raamatuid, mis viivad ajarännule, olgu tegu siis muinas, kesk- või nõukogude ajaga. Aitäh!